Tere! Minu nimi on Siim ja täna ma räägin teile sellisest spordialast, nagu on orienteerumine. Mis on orienteerumine? Ma ütleksin nii, et orienteerumine on kulgemine vabas õhus kaardi ja kompassi abil. Aga kuna ma ise ei ole tegelikult väga spordimees, siis ma võin terminoloogiast siin eksida ja võib-olla see definitsioon ei ole päris täpne. Kuidas sa jõudsid orienteerumise juurde? No orienteerumise juurde mina jõudsin niimoodi, et siin Korpleolas me tegeleme oma lõpuks erinevate spordialadega vahetevahel. Ja ühel aastal oligi kavas orienteerumispäevak meil. See toimus Pääsküla rabas. See oli siuke Tallinna orienteerumist teisipäevak tavaline. Seal ma esimest korda käisin orienteerumis ja siis see hakkaski mulle meeldima. Kui kaua oled sa orienteerumisega tegelenud? Esimene kord oligi siis, kui meil siin Leolas üritus toimus, nii et ma arvan, et 8 aastat olen ma tegelenud juba orienteerumisega. Küll sellises rahvaspordi vormis valdavalt. Kui tihti või kui regulaarselt sa orienteerumisega tegeled? Üldiselt ühtegi nädalat võib öelda vahele ei jää ja see sõltub ka hooajast. Näiteks talvisel hooajal saabki võib-olla ainult kord nädalas käia orienteerumas, sest üritus ei toimu tihemini. Suvisel ajal, kui on hooaeg ja igal pool päevakud toimuvad, siis on võimalik täiesti vabalt käia näiteks 4 korda nädalas isegi orienteerumas. Kuidas näeb välja keskmine orienteerumispäevak? Jah, keskmispäevakut on raske kirjeldada. Oletame, et see päevak toimub Tallinnas, siis on hea lihtne kohale minna. Kui see toimub kuskil kaugemal, siis võib-olla tuleb pikalt sõita. Tallinnas lähed kohale, stardist saad kaardi, võtad kaardi, kompassi, sul on sihipulk, millega sa registreerid oma punkte rajal, jooksed selle raja läbi, finišis saad tulemuse, ongi kõik. Kui mina tahaksin orienteerumisega tegelema hakata, siis kuidas peaksin käituma? No mina soovitaksin võib-olla minna mõnele päevakule kohale ja lihtsalt proovida järgi, kuidas tundub. Aga loomulikult on ka materjale, raamatuid välja antud, veebilehed, vaatad orienteerumine.ee või päevakud.ee, igalt poolt hakkab asi hargnema. Kas selleks, et tulla orienteerumispäevakule, pean olema varasemalt liitunud klubiga? Ei, klubiga selleks liituma ei pea. Lihtsalt tuled päevakule, see on rahvaspordi üritus, tuled ja osaled. Üldiselt küll on osavõtetasu väikene. Millised eeldused peavad mul olema, et orienteerumisega tegeleda? Kas ma pean olema näiteks väga sportlik? No, kahtlemata on soovitav olla sportlik, aga tegelikult ennekõike on olulisem see, et sa tuled välja ja liigutad ennast. Et nagu me päevakutel näeme, on seal emad titekärudega, seal on ka vanemad inimesed lausa keppidega, 2 kepiga käivad näiteks, et seal on igasuguseid inimesi, kes on lihtsalt tulnud selleks, et värskes õhus liikuda ja ma arvan, see on nagu põhiline. Anna üks soovitus orienteerumishuvilisele, kes plaanib alaga alustada. Mine veebilehele päevakud.ee, leia endale sobilik päevak ja siis tule kohale. Ja siis on okas pekka.